nii, tere! Ma just postitasin selle esimese osa, siis minu rendi hobuse leidmise teekonnale. Mul on juhtunud 2 pakkumist 3 hobusele. Nii et ma arvan, et võib-olla see isegi ei ole nii võimatu missioon hobust leida, aga lihtsalt küsimus on nüüd selles, et kas see sobib. Tere! Mul on teile väike update. Põhimõtteliselt ma käisin siis proovimas Tori hobust nimega Okasroosike, siis Perila tallides. Tema oli väga hea kandidaat, väga oivaline. Ta täitis siis kõik minu kriteeriumid või ootused. Ta oli väga rahulik, temaga oli väga meeldiv sõita, temaga oli väga lihtne sõita. Aga kuna ma olen enamasti sõitnud nüüd siis ponidega ja olen harjunud sõitma ponidega, siis minu arust on natukene ebameeldiv nüüd hobusega sõita. Aga see on ainult harjumusasi, aga muidu meil läks väga hästi. Muidu pidin minema proovima ka niitväljale ühte hobust, aga ma arvan, et seepärast. Ma arvan, et Oka ehk siis Okasroosike on see minu tulevane nüüd rendihobune. Võib-olla rääkisin minu vanematega ja nad olid nõus. Nii et ma annan teile teada, mis nüüd siit edasi saab. Aga siinkohal ma arvan, et ma lõpetan selle video. Et vaatasite seda väikest teekonda. Ma tänan teid väga. Kõik, kes te olete subscribe'inud ja vaadanud neid videosid lõpuni ja kommenteerinud ja laikinud. Ja muidugi ka neile, kes on kaasa elanud ja aidanud mind sellel teekonnal, valides siis õige hobune. Aitäh teile!